ma ei valetaks selle kohta. Ma ei tõmmanud päästikut oma põlve peal. Äsja avaldatud intensiivne ülekuulamisvideo traagilisest juhtumist, kus 4-aastane tüdruk kaotas elu relvavägivalla tõttu. Sul pole sellega mingit probleemi. Endi, ma olen beebi. 2 täiskasvanut, 2 erinevat lugu sellest, mis juhtus majas pärast seda, kui relv läks lahti ja võttis selle väikese tüdruku elu. Ma tean, et sa oled hirmul, aga ma oleksin veel rohkem hirmul, kui peaksin vastutama millegi eest, mida sa ei teinud. Me näitame teile, kuidas politsei jõudis juhtunu põhjani. Oleme juhtumi juures, mille toob teieni Law and Crime. Mina olen Chris Stewart. Milwaukee politsei kutsutakse ühel ööl kaootilisele sündmuskohale. 4-aastasel tüdrukul on laskehaav rinnus. Tema tädi oli see, kes helistas hädaabi numbrile 911. Kuid politsei sõnul muutis tädi oma lugu mitu korda. Nüüd selgub, et tädi poissõber on 6 korda süüdi mõistetud kurjategija ja ta ei oleks tohtinud tulirelvade läheduses olla. Keegi ei rääkinud tõtt. See on väike tüdruk, kes kaotas oma elu, 4-aastane Janae Little. Enne kui me jõuame äsja avaldatud ülekuulamisvideoni, kus näidatakse, mida Janae tädi ütles, mida tema poissõber ütles ja mida prokurörid väitsid olevat tõde, tahan ma alustada selle kehakaamera videoga, mille me saime. Kuule, ma leidsin sündmuskoha majas, tagumises magamistoas. Põrandal on verd. Mul on lihtsalt abi vaja keldri kontrollimisel. See on kodu, kus lass käis ja lasu hetkel olid majas sees 2 täiskasvanut. Dariana Little, kes on noore Janae tädi, ja Anthony Brookshire. Dariana ütles, et nad mõlemad olid lapsed ja ohver oli taga ja siis ta ütles, et ta kuulis lihtsalt pauku ja siis ta jooksis sisse ja nägi, et beebi mängis telefoniga ja siis sai õetütar kuuli. Seda ta rääkis mulle telefonis kaamera ees. Jah, väidetavalt. Autos on vili. Jah, veri põrandal pole midagi erilist. See. Siin on väljas tassipildid. Läheb tagumisse magamistuppa vaatama, mis toimub. Ma ei näe ühtegi. Ma ei näe siit ühtegi kuuli jälge tulemas. Siin on madratsil nagu veri. Jah, ma ei näe siin midagi sellist. Ma mõtlen, see maja on kahjuks täielik urgas. Siin on kindlasti kuuliauk. See ei tule väljaspoolt. See tuleb seestpoolt. See kuuliauk on tekkinud seestpoolt. Olge nüüd ausad. 4-aastane laps ei saa niisama juhuslikult kuuli. Midagi läks ilmselgelt valesti. Brookshire ja Little võetakse vahi alla, kui uurijad tulevad neid üle kuulama. Politseidokumentide kohaselt ütles Little alguses politseile, et ta viis toidukaupu oma sõbra autost sõbra majja, kui kuulis valju pauku. Ja siis leidis ta selle väikese tüdruku, kes oli kuuli saanud. Aga see lugu muutus hiljem nii, et lass kõlas siis, kui ta vahetas oma beebi mähkmeid. Räägi mulle siis, mis juhtus? Okei, me tulime just Walmartist. Me tulime sisse, olime niisama elutoas, siis pidin ma oma beebil mähkmeid vahetama. Seejärel näitab politsei Little'ile sündmuskohalt tehtud pilte ja palub tal oma lugu veelgi täpsemalt selgitada. Räägi mulle, kuidas relvad töötavad? Sa vajutad, need tulistavad. Okei. Kuidas see kõik toimub? Kuidas see tulirelva puhul käib? Vajuta seda. Mida sa vajutad? Mis? Päästikud. Mis on nagu relva peamised osad? See on relv. Okei, mida veel on vaja? Kuulid. Kus kuulid pannakse? Relva sisse. Ja, kas on teil midagi, kuhu sa selle paned, enne kui selle relva sisse paned? Või paned sa kuulid otse relva sisse? Ma ei tea, mul pole kunagi relva olnud. Mis juhtub, kui relv tulistab? See tulistab. Ja. Kas sa tead, mis juhtub siis, kui relv tulistab, nagu kuul tuleb välja? Kas sa tead, kas relvist tuleb veel midagi välja? Ei! Kas sa tead, mis on kuul? Okei. Kas sa oled tuttav padrunikestaga? Nagu need kestad. Yeah. Nagu kuul. Nii et kui relv tulistab, tuleb kuul välja ja siis tuleb välja ka padrunikest. Jah. Okay. Sul on kuulid, sul on salv,
kuulid lähevad salve, salv läheb relva sisse ja siis laetakse relv. Või käik, olenevalt sellest, mis tüüpi relvasüsteemiga on tegemist. Ja siis peab keegi päästikut vajutama, et relv tulistaks. Kui see tulistab, lendab kuul välja ja padrunikest tuleb samuti välja, eks, selle jaoks. Kas sa saad sellest aru? Okei, nii et selle põhjal ja sadade uurimiste põhjal, mida me oleme teinud, tõenäoliselt, ma mõtlen tuhandeid selleks hetkeks. Asjad peavad olema loogilised. olgu. Mis tüüpi relvad olid majas? Ma ei näinud seal kunagi ühtegi relva. Kui ma seal olin, ei näinud ma ühtegi, ma poleks isegi oma last kaasa võtnud. Nii et proua... Asi on selles, ma saan aru, et see on väga frustreeriv ja himutav olukord, aga ajus asi, mida me praegu peame tegema, on tõtt rääkida. Olgu. Ma tean. See, mida sa räägid, ei ole loogiline. See ei ole üldse loogiline. Ei ole. Sellepärast, kuidas see... Sa näed, et siin on 2 eraldi auku, mis lähevad ülespoole, ühte ülemisse auku, eks. See oli täis pumbatud. Ja siis me teame, mis tüüpi relvaga tegu on. See oli sellepärast, et meil on... Ma võtan selle tüki. Sa printisid selle välja. Ma ei usu, et nad on siin. Oota korras. Nii, et padrunikest leiti... Okei, voodi peal. Okei. See tähendab, et see juhtus seal. Olgu. Nii, et rääkige meile, mis juhtus Preili. Sest kui te ütlete, et te ei tea, olete ainus täiskasvanu ruumis, see ei lähe läbi. Midagi oli. Ruumis oli relv. Seal oli padrunikest. See, millise trajektooriga kuul läks madratsisse, siis teise eseme sisse, siis lapse sisse ja lõpuks seina. Sa pead hakkama tõtt rääkima, eks? Ma räägin. Sest see on tõsine juhtum. Ma tean, mis see on ja laps sai viga. Mu põlved värisevad. Ma räägin tõtt. Me ütleme teile, et see, mida te räägite, ei ole võimalik. Kui Little ütles, et tal pole aimugi, mis juhtus ja ta polnud selles toas, kus väike tüdruk maha lasti, relva näinud, rääkis Brookshire oma versiooni loost. Me tuleme sisse, tema hakkab toidukaupa ära panema, nii et mina hakkan televiisorit vaatama. Siis saate sellega valmis. Ta istub maha ja tundub, et tahab minna lapsele mäed vahetama. Nii et ta võtab lapse ja läheb taha tuppa, tema põlved järgnevad. Tuleb tagasi, võtan näiteks tassi või midagi, läheks sinna tagasi, mina vaatan ikka veel telekat. Ma ei tea, mida ma vaatasin, aga igatahes ma kuulen nagu plõksu, aga mitte valjut. See oli nagu õhupalli lõhkemine, aga mitte midagi nii valju. Aga siis kuulsin teda mu nime hüüdmas. Anthony. Nii et ma läksin tagasi sinna ja nägin. Ma tahan öelda, et ta hoidis teda sel hetkel. Aga ma ütlesin talle, et ta paneks seda põrandale pikali. Oota, milline tuba see oli? Ja see on lihtsalt tagatuba. Olgu. Ma nägin, kuidas voodi purunes ja ma nägin velva sealt samas. Sa ütlesid, et voodi purunes? Jah, see oli õhkmadrats. Nii et see oli alguses täis pumbatud? Ja. Kus relv oli? Vodio. Mis tüüpi relv see oli? See oli pikk relv. Tulistamine toimus Brookshire'i venna majas. Brookshire on 6 korral süüdi mõistetud kurjategija ja tal tekib juba probleeme, kuna ta viibis tulirelvade läheduses sellise taustaga. Ja nüüd annab ta politseile midagi, mida saab kasutada selle naise vastu, kellega ta on umbes 6 kuud kohtamas käinud ja kes on ohvri tädi. Okei, kas sind on tulistatud? Ei. Nii et selles toas oli kuskil velv. Ja füüsiliste tõendite põhjal, mida me teile näitasime, oli see sellel voodil. Preili, mis juhtus? Nii et lihtsalt rääkige meile, mis juhtus. See on sõna otseses mõttes Preili. Hingake sügavalt sisse. Võib-olla jooge natuke vett. Päeva lõpuks oleme veel siin. Ma tean, ma olen teid oodanud. Nii, mis juhtus? See on sõna otseses mõttes. Nii ei juhtunud. Me teame, et nii ei juhtunud. Sa pead tõtt rääkima, sest mõnikord õnnetused juhtuvadki ja meid pannakse olukordadesse ning olukord on selline, nagu ta on. Kui sa meile kogu tõde ei räägi, ei viisi sind kuhugi, eks? Jah, ma tean, et see ei vii kuhugi. See ei paista hea välja. Ühte last tulistati. Jah, ma tean. Kuidas sa haiglasse said? Antoni tõi mind selle valge kaubikuga. Kas see on see valge kaubik? Jah, on küll.
kas sa võtsid kellegagi ühendust pärast seda, kui su õetütart tulistati? ei, mu ema, kui ma olin haiglas, jah, mu ema. Mida sa oma emale ütlesid? Et mu õetütart tulistati. Nad ütlesid, et ma võin helistada, ma ei tea selle politseiniku nime. Kas sa ütlesid talle veel midagi? Ei, ma ei öelnud. Olgu, kas see on see kaubik? Jah, on küll. Kus sa kaubikus istusid? Reisijaiste taga. Ees oleva reisijaiste taga. Jah, see oli Anthony. Kas see oli siin, kus sa istusid? Siin, okei. Hästi. Nii et see teeb 7 või ei, 6-7, okei. Reili, kas ma võin teie tähelepanu juhtida? Sellele alale siin. Jaa. Kas ma näitan sulle selle ala lähipilti? Kas me võisime hakata tõtt rääkima, palun? Jaa. Me peame hakkama tõtt rääkima, mees, sest see ei ole nali. Ma olen. Ausõna, ma ei ole. Kas sa nägid seda relva? Ei. Sa istusid just siin. See ei olnud seal, ei, vaata. Näed seda? Jaa. Näed seda? Jaa. See on istmete vahel. Jaa. Nii et see tuli... Ma pannu kõige nimel, mis mulle kallis on. Seda ei olnud. Kas ma võin rääkida? Muidugi. See ei olnud autos. Kui ma oleksin seda näinud, oleksin ma seda öelnud. See ei olnud autos, ma üritan sulle öelda. Kui Antooli mind maha pani ta selle ilmselt sinna. See relv on erinev sellest relvast. Jaa. Sa mäletad, kuidas ma ütlesin sulle, et siit leiti padrunikest? Ja see on sama tüüpi nagu see siin. Iga padrunikest on märgistatud sellega, mis tüüpi padrunikest see on. See on nagu sõrmejäljed. Ma vannun jumala nimel, ma ei näinud seda. See ei olnud autos. Little väidab, et ta ei näinud relvatoas, kus väike tüdruk tulistati. See on see, mida Brookshire ütles selle kohta, kus ta hoiab oma kodus pikka tulirelva. Magamistoas, Patchade, all. Või kus see toas oli, kui sa selle sinna jätsid enne toast lahkumist? Ma pole seal maganud, nii et... Nii et viimati, kui sul oli relv ja sa olid toas, kuhu sa selle panid? Ma arvan, et voodile. Okei, kuhu sa tavaliselt voodil selle paned? Ma ei tea. Padja alla, teki peale. Või madratsi all, kus see tavaliselt on? Ma näen, et sul käib sisemine võitlusmees. Ma tean, et see on sinu jaoks uskumatult raske. Ja ma hindan seda, mida sa oled meile seni rääkinud ja millest me oleme rääkinud. Ma ei... Tiimis ma ütlen. Mina pole seal maganud, nii et see oli ilmselt kindlasti padja all või vooditeas. Okei. Tavaliselt, kas see on nagu lina? Kas seda nimetatakse nii? Kas see on tekk või lina? Nagu see käib selle katteks. Nii et tavaliselt on see kogu aeg täis. Ma eeldan seda. Ja see oleks nagu selle katmine, nagu kui sa katad madratsit. Nii et see ongi see, mis seda katab. Ei, see on see, mille tähe ma laman. See on nagu lina, mis käib üle selle... Madratsi, sa ei kasuta seda enda katmiseks? Ei. Ei, see on okei. Ja siis see... Nii et see... Okei, kuidas see meil siis on? Las ma lihtsalt kontrollin. Nii, et see on niipidi. Ei. Niipidi. Jah, sest see on see. Nii et siis see. Kas sa magad niimoodi? Jaa. Okei, kuhu sa siis relva paned? Padja alla või voodi keskele? Kui keegi tuppa tuleb, kas ta näeb kohe sinu relva? Ei. Kas sa paned selle siis padja alla? Jaa. Nii et sa tavaliselt paned selle padja alla. Viimati, kui sa seal olid, oli see padja all. Jaa. Olgu. Kas enne seda juhtumit kas toru oli sinu mäletamist mööda suunatud siia poole või sinna poole? Ausalt öeldes ma ei olnud seal sees, nii et ma ei mäleta. Olgu.
millal sa viimati seda relva nägid? Tõenäoliselt paar korda, olgu. Sest ma magan tihti diivanil. Brookshire ütleb, et ta polnud seda relva paar päeva näinud. Ometi sattus laps ikkagi tuppa, kus ta tulistati. Kui politsei kohale jõudis, oli tulirelv sündmuskohalt kadunud ja see leiti hiljem Brookshire'i kaubikust. Little ei tunnista, et oleks seda relva kunagi näinud. Sa võid mu tausta kontrollida, mul on relvasüüdistused ja ma ei valeta selle kohta, see on tõsi. Ausalt öeldes, kui olla sinuga aus, siis see on kõige väiksem asi. Õige, ma üritan sulle seletada näiteks, kui ma sisse tulin, kas ma võin sulle midagi näidata. Sest voodi oleks siin, aga uks oleks kohe siin. Aga ma lihtsalt näitan sulle, kuidas see oli siis, kui ma sisse tulin. Okei, nii et see on toauks. Kas ma ütlen nii, see on uks ja see on voodi. See siin on voodi. Olgu, lükka seda natuke. Oota, kas ma näitan sulle. See on voodi. Oota korraks. Ma tahan, et sa näitaksid mulle, kus tema oli. Liiguta see just sinna. Noh, see on magamistuba, olgu. Niipea, kui ma sellesse voodisse lähen. Need. Olgu, nii et see siin on tema koos beebiga. Täpselt, kui ma sisse tulen, see on pau, sest sa tead, uks on kohe siin. Olgu, ja mis juhtus, selgita mulle nii, et ma mõtleksin. Mis kurat? Olgu. Esimene asi, mida ma nägin, olgu, ma mõtlen teine asi, mida ma nägin, oli püstol just siin. Nagu just siin. Siin samas voodi, jah, suunaga siia poole. Siia poole. Suunaga siia poole, voodi jalutsi juurde. See oleks siis riidekapp. Või mis iganes, kas see nagu riidekapp ja aken. Nii et see oleks siis aken. Ja kõik see siin taga on aknad. Selles suunas on aknad. Nii et see on nagu väike panipaik. Ja. Ja siis siin on aken. Ja. Olgu. Ja mida ta sulle kõigepealt ütleb? Ta oli nagu Anthony, mida ma teen ja mina olin nagu, mis kurat sina, ma ei saanud aru, mida ta, ma ei nagu, mis sina, ma ütlesin talle, pane ta maha. Aga esimene teine asi, mida ma pärast seda nägin, oli tema ja relv siin. Ma ei näinud kunagi relva. Siia poole. Olgu. Nii, see ongi voodi. Nii, see ongi relv. Teeme näo, et see on voodi. See on relv. Kas sa saad relva panna sinna, kus see tegelikult oli? See on siis voodi, siin samas. Sinnapoole. Sinnapoole, jah. Ja sa vaatad teda ja mida see sulle ütleb? Ta on nagu... Mida ma teen? Ja ma mõtlen, me peame eristama. Ta kutsub kiirabi. Ja mine... Ma ütlesin talle, et ta paneks ta pikali. Olgu. Nii, see on siis uks. Sa paned beebi pikali. Jah, otse ukse avasse, nagu... Kus on beebi pea? Nad on väljas nagu ukse taga, nii et ta paneb ta kuidagi maha. Olgu. Ja siis sa näedki seda. Ja see ei olnud see hetk, kui ma relva nägin. Ma nägin relva. Nii et siis sa nägid verd. Ja. Nii et me räägime sellest, sa näed seda, millal ta ütleb sulle, et võta lapp või midagi sellist. Ma ei tea, näed, see ajas mund segadusse. Ma ei mäleta, millal ma lapse sülle võtsin. Olgu. 1-aastane, jah. Nii et ma ei tea, kas ma võtsin ta sülle ja läksin midagi haarama. Sest päeva lõpuks, tead, kui ma istun ja mõtlen, et me oleme toas. Sa saad aru, mida ma mõtlen? Jah. Kui ta ütles, et haara, siis mu instinkt oli kohe sinna poole minna. Ja ma nägin seda sinist jopet. Okei. Ja sa andsid talle selle sinise jope. Ja. Mis juhtus selle sinise jopeda? See oli see, milles relv oli sees. Nii et ta pani selle sinise jope. Ta pani relva sinisesse jopesse. Ma ei hakka sulle valetama, ma ei näinud, et ta oleks sinna midagi pannud. Kuidas kurat see siis sinna sattus? All they knew. Me räägime lihtsast relvaasjast. Sa oled juba varem relvajuhtumitega kõvasti pihta saanud, tundub mees. See on üks asi. 4-aastase surm on hoopis teine asi, mees. Ja me peame fakti välja selgitama. Sest ma ei taha, et keegi satuks hätta millegi pärast, mida ta võib-olla teab küll, mida ta ei teinud, eks. Aga päeva lõpuks, kui midagi juhtub, kui seal juhtumisega on seotud mingisugunegi viga. Kas ma saaksin natuke vett? Brookshire väidab, et Little oli see, kes pärast seda, kui relv paukus ja tabas tema 4-aastast õetütart, sündmuskoha kinni mätsis. Brookshire ütleb, et relv oli mähitud sinisesse jakki ja siis pani Little selle oma kaubikusse.
aga seda lugu ta detektiividele ei räägi. nii et eile tehti lahkamine, eks ole, sinu õetütrele. Ja tulemused on üsna... Need pigem viitavad sellele, kuidas ja mis meie arvates juhtus. Tema ise ei käsitlenud seda tulirelva. Lihtsalt selle põhjal, kuidas kuul temasse sisenes ja kust ta välja tuli, ei ole füüsiliselt võimalik, et tema oleks selle tulistanud. Ma saan aru, tal ei olnud võimalik seda üles võtta. Aga ma tõesti ei puudutanud ega liigutanud ega teinud relvaga midagi. Ma ütlen seda ausalt. Ma ei puudutanud, liigutanud ega teinud relvaga mitte midagi. Ma ei teinud seda. Ma tõesti ei teinud. Ma ei liigutanud midagi. Ma ei pannud relva paukuma. Ma ei võtnud midagi üles. Ma ei puudutanud relva. Ma ei teinud seda. Ma ei teinud. Aga mis su tellimus siis on? Ei, nad näitasid mulle pilti. Ei, sina, sul ei ole lubatud. Sa ei näinud neid pilte? Ei, ma hoian selle endale. See on kohtuarsti skeem, mille nad meile andsid. Ilmselgelt on see lihtsalt tavaline vorm, aga kuulihaav sisenes tema vasakusse külge. Sina ei teinud seda. Sa ei näinud seda? Ma tegin, ma ei teinud. Ma ei puudutanud midagi. Ma ei lasknud kuulil oma õetütre pihta minna. Ma ei teinud seda. Ja ma saan aru, et te ütlete, et ta ei saa seda relva liigutada ega üles tõsta, aga ma ei ütle, et ta selle üles tõstis. Nagu miski vallandas selle. Ta puudutas midagi. Aga mina ei puudutanud seda relva ega pannud seda relva oma õetütre poole laskma. Mina ei teinud seda. Mina ei teinud seda. Mina ei teinud seda. Ma ütleksin, et kui ma oleksin seda teinud, siis ma ei teinud. Ma ei puudutanud seda. Need pildid siin on ja see on üsna sarnane sellele, mida sa eile nägid, ainult et nüüd on siin need tõenditähised. Ja need tõenditähised on, mis iganes. Ma ei ole kindel, millega need kõik täpselt seotud on, aga see oleks verejälje tähis. Tavaliselt, kui nad võtavad DNA proovi, näed seda numbrit 1, näed seda seal. See on padrunikest ja see siin on lihtsalt selle padrunikesta lähivõttejaks. Ja nagu me eile kirjeldasime, see on suurem kui tavaline, see on suur relv. See on suur relv, eks? Sellised tulirelvad nagu see, need ei lähe niisama lahti, need ei lähe lihtsalt. Iseenesest lahti sa pead selle päästiku vajutama, ma tean seda, nii et selgita seda edasi. Olgu, nii et kui nii, siis selle diagrammi, kuuli trajektoori ja selle põhjal, kuhu oleme kindlaks teinud, et relv pidi olema asetatud. Sa oleks pidanud lebama niimoodi, sest padrunikestad lendavad välja, seda nimetatakse välja viskeavaks, et lendavad põhimõtteliselt välja ja tavaliselt lähevad need, kui relva hoitakse paremale poole. Küll aga kui relv on pülili, siis tõenäoliselt lendab kest kuhugi. Ma ei tea täpselt kuhu, aga see läheb üles ja kuhugi siia piirkonda. Ma saan aru kõigest, mida te räägite ja proovite selgitada. Aga ma ei puudutanud ega vajutanud päästikut ega teinud midagi. Ma saan täiesti aru kõigest, mida te mulle selgitate. Aga ma ei manööverdanud, liigutanud ega vajutanud seda päästikut. Ma ei teinud seda. Ja ma ei kavatse siin istuda ja öelda, et tegin, sest ma ei teinud seda. Ja me ei taha, et sa ütleksid midagi lihtsalt sellepärast, et arvad, et me tahame seda kuulda. Aga päeva lõpuks, kui juhtus midagi, mida sa ei kavatsenud, siis on ilmselge, et sa ei kavatsenud seda teha. Aga mina ei teinud seda. Sa ei kavatsenud, et see juhtuks sinu õetütrega. Kui sa läksid tagasi sinna, et oma tütre mähkmeid vahetada, siis ilmselgelt ei kavatsenud sa, et teda tulirelvaga lastakse. Jah, aga tulirelv, mille kohta sa teadsid, et sa oli varem seal hoitud, eks? Olgu. Nii et ilmselgelt sa ei arvanud, et see tulirelv seal on või unustasid selle lihtsalt ära, eks? Kas oli hetk, kui sinu õetütar oli voodil, mil sulle meenus, et see relv võib seal olla? Kui ma oma õetütart riietasin, siis ma ei näinud teda isegi. Ma lihtsalt nägin, kuidas ta ringi liikus. Ma ei näinud teda voodil. Ma lihtsalt tean, et ta on seal kuskil lähedal. Mina olen siin. Tema lihtsalt mängib seal ringi. Ta alustas teleri juures ja nüüd on ta siin. Järgmine hetk kuulsin lihtsalt pauke. Ma ei liigutanud, puudutanud ega lasknud sellel relval paukuda.
ma ei vajutanud päästikule, ma ei liigutanud seda, ma ei teinud seda, ma ei teinud. Ja ma saan täiesti aru, kuidas te ütlete, kui mu õetütar sai viga. Ja ma ei tea, ma ei vajutanud päästikule, ma ei puudutanud seda, ma ei liigutanud seda, ma ei näinud seda. See oli nagu, las ma liigutan seda. Kui ma oleksin seda näinud ja liigutanud, siis miks mitte lihtsalt see toast välja viia? Miks seda lihtsalt nihutada või midagi sellist teha, kui ta on ikka veel seal toas ja ta võiks ikkagi relva puudutada? Me oleme juba kindlasti teinud, et ta ei saanud end sellisel viisil ise tulistada. Little Veriseb detectiveidega rääkides kokku. Me kõik olime elutoas ja löögastusime. Ma pean oma beebil mähkme vahetama. Mina, mu õetütar ja mu beebi läheme vannituppa. Istun põrandale. Mu beebi ja mu õetütar mängivad. Hakkan oma asju võtma, et beebil mähe vahetada. Kuulen vanju pauku ja mu õetütre ägavist. Ja ma lihtsalt võtan ta sülle, jooksen sinna ja ütlen Antonile, et ta viiks mind haiglasse. Enne seda helistasin ma politseisse. Nad küsisid ja ma ütlesin, et mu õetütar sai kuuli. Ja kui ma lahkusin, helistasin emale ja ütlesin talle, et mu õetütar on maha lastud. Ja me jõuame haiglasse, ma lähen sinna sisse. Nad viivad mu tagaruumi. Vabandan, et sülitasin. Nad panid mu õetütre voodile. Nad kõik küsivad minult küsimusi, uurivad mind. Nad ütlevad mulle, et pean ootama, kuni detektiiv tuleb püsitlema. Arst tuleb meiega rääkima ja siis me jääme ootama. Me ootame detektiivi. Nad ütlevad mulle, mu emale ja tema abikaasale, et me võime minna haiglasse. Aga mu ema, me pidime enne haiglasse minekut oma lapse peale võtma. Me jõuame haiglasse. Ma mõtlen, et me jõuame majja, kus Antoni on, kus tulistamine toimus. Ja ma mõtlen, et ma saan oma lapse kätte. Detektiivid, mitte teie, vaid teised, räägivad minuga. Nad küsitlevad mind, ma istun autosse. Nad küsitlevad mind, küsivad minult. Ma tulen siia, sama asi. See ongi täpselt see, mis juhtus. See juhtuski. See on see, mis juhtus. Mida sa tegid relvaga pärast seda? Ma ei puutunud kunagi ühtegi relva, ma ei näinud kunagi ühtegi relva, ma ei puutunud kunagi ühtegi relva. See ei ole see, mida öeldakse, ma ei puutunud seda kunagi. Ükskõik kui väga sa ka ei tahaks, et see oleks tõsi, seda siin ei öelda. Lüngad, mille ta täitis, on loogilisemad. No mees. Okay. Ma ei puudutanud kunagi. Voodi peal oli püstol. Sa oled seda püstolit varem näinud? Sa oled seda püstolit varem näinud? Jaa. Pärast tulistamist juhtus selle püstoliga midagi. Ilmselgelt ei olnud see enam samas kohas, sest hiljem leiame selle autost. Jah, pärast tulistamist võtsin ma sõna otseses mõttes oma õetütre üles. Õetütar, mitte see, mida ta ütleb. Ma võtsin ta üles. Mind ei huvita, mida ta ütles. Ma räägin sulle, mida mina ütlesin. Ma tean fakte, ma tean tõde. See mees ei tea. Ei, mingil juhul. Ei. See mees ei ole mind tapnud ega mind maha teinud. Ma ei tea, sa ütlesid, et Antoni ütles. Ja. Kui juhtus õnnetus. Jah. Tegelikult ma ei teinud midagi. Ja see ei ole nii. Jah, tegid küll. Sa ei andnud sellele lapsele vajalikku hoolt ja nüüd on laps surnud. Seda sa tegidki. Seda sa tegidki. Ja nüüd sa ei räägi meile, mis pärast relvaga juhtus. Ma räägin teile. Kuidas siis? Miks ma ei näe relva? Ma aitan oma õetütre üles. Iga teine tükk, iga lask, ma näen. Kui see nii on. Ära tee seda, kui see nii on. Kuule, ma ei näe mingit relva. Ma vannun Jumala nimel. Kuule, lase mul rääkida, palun. Sa ütlesid meile. Ma lähen autosse. Tule, ma olen sees. Ma tulin siitpoolt sisse. Ma näen põrandat. Ma näen, kuhu ma astun. Autos ega majas ei olnud mingit relva. Okei, lase mul. Lase mul. Sa ei saa ühte ja sama asja kogu aeg korrata. See pidi olema Antoni. See on tema sõrm. Vabandust. See on tema auto. Mis ta peaks relvad autosse panema? Vennas, see mees on täielik, ta on raskes kuriteos süüdi mõistetud. Ta ei tohiks üldse relvade läheduses olla või ta üritab mind süüdistada ja kõik minu kaela ajada. Ja kõik minu kaela ajada. Nagu näha, on olukord väga pingeline. Anthony väidab, et Little pani relvad autosse, aga tema ütleb, et see ei vasta tõele. Ainus lünk, mis tuleb täita. Ja. See on ainus osa. Ja.
ma saan aru, et oled väga emotsionaalne. jah. See teeb haiget, see on frustreeriv, see elab paju läbi. Meil on teised faktid olemas. Meil on need olemas, me näitasime sulle. Ainus asi, mis sul on veel selgitamata, on see, et nüüd räägid teine inimene teist juttu. Pärast seda, kui sa isegi ütlesid oma emale, et ta tulistas ennast. See, mis juhtus Helvaga pärast seda ja sa püüad end sellest ikka distantseerida. Mind, ma ei tõuka kedagi eemale. Ma räägin sellest, me ei öelnud kunagi, et see oli sinu relv. Ma ei öelnud seda kunagi. Ma ei öelnud kunagi, et sa tahtsid, et see juhtuks. Ma ei öelnud seda kunagi. Me ei öelnud kunagi, et sa võtsid relva ja tulistasid oma õe tütart külmavereliselt. Me ütleme, et need on faktid. Ja meie uurimise põhjal ei ole mõistlik, et sa ei näinud relva ei enne, pärast ega selle juhtumi ajal. Ja mina nägingi. Millal sa selle relva liigutasid? Ma ei puudutanud kunagi relva. Ma ei puudutanud seda kunagi. Kui sa mulle Kui sa ütled, et sina tõid meid siia alla, jah? Lihtsalt pärast seda, kui teine inimene ütles, et sa mingil hetkel käsitsesid seda relva, ütled sina, et sa pole kunagi relva näinud, Preili? Jah. See on loogiline. Aga sa arvad, et ma ei püüa olla lugupidamatu, aga sa arvad, et ma hakkan ikka ja jälle ütlema, et ma ei näinud midagi. Ei, kõigepealt, mu kuradi õe tütar on surnud. Mine. Ei! Mu kuradi elu oleks läbi. Kui ma oleksin kuradi ma relva näinud, ma vannun teile, ma ütleksin teile. Tere, kui ma oleksin relva puudutanud, ma ütleksin teile. Sa just ütlesid, et kui ma oleksin selle liigutanud, ma ütleksin teile. Ma ütleksin teile. Little jääb selle loo juurde. Siis tulevad sisse 12 detektiivi ja ta jätkab sama loo rääkimist. Lase ma selgita sulle fakte, eks. Me teame, kuidas kuul liikus. Me teame, et hästikut peab tõmbama ja selles oleme mõlemad nõus. Me teame, kus relv oli. Me teame, kes toas olid. Näed, see lihtsalt ahendab võimalike variantide ringi. Jah, ma tean. See ei kõla üldse minu moodi. Aga kas te ei saa lihtsalt, mis kurat, bro? Ja ma tean, see, mida te ütlete, teeb sellest veelgi suurema patu. On küll, aga mina ei tapnud seda tüdrukut. Jah, ma ei puudutanud ega teinud midagi. Ma vannun Jumala nimel, ma ei puudutanud relva. Ma ei liigutanud seda, ma ei teinud relvaga midagi, ausalt. Ma tõesti ei teinud. Asi on selles, kui sa siiski tegid seda, siis on kõik korras. Aga mina tegin seda. See oli õnnetus. Aga mina tegin seda. Ei, aga mina tegin seda. Aga mina tegin seda. See on mu põlves. See oli minu oma. Ei. Ei, aga ma ei teinud seda. Ma ei puudutanud ega liigutanud relva. Ma vannun Jumala nimel, ma ei teinud seda, vend. Ma ei taha, et mu elu alla mäge läheks. Kus see kõik, ma ei teinud seda, nüüd on? Ma ei puudutanud mingit relva. Ma ei näppinud mingit relva. Kas sa näed neid näidisõpetusi? Jah, vabandust. Ma ei taha välja printida. Ega teine seletus. Aga ma ei teinud midagi. Ma ei puudutanud ühtegi relva. Ma ei liigutanud midagi, vend. Ma vannun Jumala nimel. Ma ei tea, mida veel teha. Ma ütlen teile, kutid. Ma räägin teile tõtt. Ma vannun, et räägin teile tõtt. Mul on tõesti kahju. Mul on tõesti kahju. Mul on väga kahju. Sa ei peaks siin olema. Sa ei peaks sellises olukorras olema. Meil on sinust väga kahju. See pole midagi sellist. Me ei saa muuta seda, mis juhtus. Ma tean, et te saate. Aga mina ei saa. Ma ütleksin teile, kui ma oleksin selle relva liigutanud või kui see oleks olnud õnnetus. Aga ma ei saanud ega teinud midagi. Ma vannun Jumala nimel. Ma näen, et sa oled tark. Jah. Jah, aga ma ei puutunud ühtegi relva. Ma ei näinud mingit relva, mees. Ma ei puutunud seda. Ma vannun Jumala nimel, palun. Kas me saaksime selle polügraafi testi või mis iganes ära teha, mees? Ma ei puutunud seda. Kas te ei saa mu sõrmejälgi sealt võtta ja vaadata? See võtab mõnikord päevi aega. Nädalaid. Ma ütlen teile, aga ma räägin teile. Ma ei puudutanud midagi. Ma ei liigutanud midagi peale oma põlve. Ma ei puudutanud seal sees mitte midagi. Mitte midagi. Kui see juhtus, hoolitsesin ma tema eest. Aitasin ta püsti ja ütlesin talle, et viigu mind haiglasse.
ma ei näinud mingit relva, vend. ma ei liigutanud seda kogemata, ei lasknud sellel kogemata pauku käia, mitte midagi. Ausalt ei, ma ütleksin teile seda. Selle kohta valetamine teeb asja ainult hullemaks. Ma olen juba jamas. Ei, vend. Ma ei kavatse midagi tunnistada, mida ma ei teinud. Ma ei puudutanud mingit relva, ma ei liigutanud mingit relva ja ma ei näinud täna õhtul mingit relva, eile õhtul. Ei, vend. Ei. jah, sa tead ja saad aru, mis toimub. Ma tean, et sa võid avalikkuse ette tulla. jah, ma saan aru. jah, see, mida sa mulle seletad, lihtsalt ei toimi. Ma tean, aga see on puhas tõde, ausõna. See on aus tõde. Ma saan aru, et relv ei saa ise niisama lahti minna. Ma saan teist aru. See pole see. Jah. Kas sa selgitasid sulle, et arst mõõtis ebapikkust, kus päästik asub võrreldes lauaga? Ja tema õetütar ei suutnud füüsiliselt päästikut vajutada seal, kust kuul temasse sisenes. See ei oleks võimalik. See ei saanud juhtuda. Ta ei oleks saanud end isegi kogemata tulistada. Ja mina tegin seda, seal sees olime ainult mina, mu õetütar ja mu beebi. Mu beebi sünnipäev. Kui rumal on öelda, et su beebi tegi seda. Nagu muidugi, ta ei saa, ta pole vaimseltki võimeline isegi kõndima. Kuidas ta siis seda teeks? Mina? Nagu ma ei puudutanud seda. Ma ei liikunud, ma ei teinud kogemata midagi. Ma ütleksin seda. Ma ütleksin, kui ma oleksin teinud, aga ma ei teinud. Ma ei puudutanud midagi, vend. Ma ei näinud mingit relva. Mitte midagi. Ei. Lähtudes kõigest, mida sa oled öelnud, kas sa oskad mingit seletust pakkuda? Ma ei tea. See tragöödia juhtus 2025 aasta veebruaris. 2025 aasta detsembris tunnistas Anthony Brookshire end süüdi teise astme kergemeelses tapmises ja tulirelva omamises, olles varem süüdi mõistetud kurjategija. Selle aasta 2026 aasta veebruaris mõisteti talle 15 aastat vangistust. Mis puudutab Littlit, kes oli kindel, et tal polnud aimugi, mis juhtus. Ta tunnistas end süüdi 2 süüdistuspunktis võimuesindaja takistamises ja 1 süüdistuses avaliku korra rikkumises. Need kõik on väärteod. Talle määrati katseaeg. Sellega on Law and Crime'i saade On The Case läbi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Nüüd oleme ka Peacockis voogedastuses. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.